Matteuse evangeeliumi 12. peatükis ja salmid 14-22 ma loen. Aga variserid läksid välja ning võtsid Jeesuse kohta vastu otsuse, et ta tuleb hukata. Aga kui Jeesus sai seda teada, eemaldus ta sealt ja paljud läksid temaga kaasa. Ja tema tegi nad kõik terveks. Ja ta hoiatas neid, et nad ei teeks teda tuntuks, et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu. Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud, mu armastatu, kellest on mul hingel hea meel. Ma panen oma vaimu tema peale ja ta kuulutab paganale õigust. Ta ei riidle ega kisenda ega kuule tänaval keegi ta häält. Rututud roogu ei murda ta katki ja hõõguvat tahti ei kustutada ära, kuni ta on õigusele võidu saatnud ja paganad loodavad tema nime peale. Siis toodi Jeesuse juurde kurjast vaevatu, kes oli pime ja tumm, ning Jeesus tegi ta terveks, nii et tumm rääkis ja nägi. Aamen. See on Jumala sõna. Olen viimasel ajal mõtisklenud selle peale, et meie maailm tegelikult on katki läinud. Ja sellest globaalses või suures pildis me vaatame, et kui mõelda sellele ajale mõni aasta tagasi või nagu me räägime COVID-eelne aeg, COVID-järgne aeg, et kui selle eelneval ajale vaadata, siis paljud asjad on teisiti tegelikult. Paljud asjad on muutunud meie ümber. Ja mäletan selgesti ka aega umbes 30 aastat tagasi, natuke rohkem. Ja see oli olukord, kus Eesti sai vabaks ja veel enne seda natukene oli nii palju ärevust, nii palju muutust oli kogu aeg, tuli see kolhoosi aeg, sai otsa, siis tuli erastamine, siis võeti varastamine ja siis tuli jälle mingid kooperatiivid hakkasid, siis hakkasid mingid ettevõtted pihta, ärid hakkasid pihta, kes kus lipu maha müüs, raha sai ja rikkaks sai, müüdi suhkruvatti, kõik selline tohutu muutus, raha muutus, siis rublad sai otsa, tuli Eesti kroonid tulid, jälle pidi kuidagi harjuma hakkama sellega, et raha ei olegi täna see number, vaid mingi pärast see läheb kuidagi odavamaks, läheb kuidagi. Ma pean kogu raha välja käima ja nii palju muutusi oli kogu aeg ja me teame väga paljud inimesed tegelikult nende muutuste keskel ei suhtu vastu pidada ja murdusid . Ja mulle tundub, et me oleme taas tegelikult sellises muutuvas maailmas jälle elamas. Nii palju kuidagi kogu aeg on teistmoodi, kui oli eile või oli ka aasta tagasi või 2 aastat tagasi. No, see sõda on palju muutnud, mis Ukrainas toimub. On päris palju muutunud ka meie raha väärtus tegelikult. Ja hinnad on tõusnud ja maksud tõusevad ja kogu aeg muutub ja me peame mõtlema, kuidas me hakkama saame nüüd. Ja oluline meeles pidada, et loomariigis kehtib tegelikult seaduspära, et kes kohanemisvõimeline ei ole, see sureb välja. Või ka teine, et need nõrgemad süüaks ära, nagu öeldakse. Ma ei taha, et mind ära söödaks keegi. Ma arvan, et meist keegi ei taha, et keegi meid nahka paneb. Ja et see aeg meid ära sööb. Ei ole allaandi tüüp üldse. Ja oma elus ma olen mitme kordi selle küsimuse juures olnud tegelikult, et kas anda alla või mitte anda alla. Aga ma ei ole alla andnud. Ja ma tean, et me vajame tegelikult enda kõrval palju ka julgustajad ja toetajad ja vahel, kui ma firma all taht kinni panna, siis raamatupidaja ütleb, kuule, aga ära tee seda ikka, et vaata, sa ikka äkki vead välja veel, vedasin jälle välja. Aga me vajame sellised julgustajad ka ja ma usun, et Jumal on ka üks julgustaja meie kõrvale antud tegelikult, kelle abil me võime ka nende rasketest punktidest edasi minna koos temaga. Ja mida õpetab meile Jeesus? Tänasel teksti lugedes näeme, et Jeesus oli ka elamas sellistel segastel aegadel, selline turbulentne aeg ja ootamatud ajad. Ja ma selles mõttes ei taha tänasel päeval hirmutada meid üldse absoluutselt, vaid pigem julgustada meid selle keskel. Et
me leiame uusi viise, kuidas edasi minna, püsima jääda selles katkises maailmas. Ma võiksin anda muidugi välja retsepti, et 5 punkti, 1, 2, 3, 4, 5, tee see ära, tee see, siis sa jääd elama, siis on kõik hästi. Aga tulemus on garanteeritud. Ma ei tea, mul väimes on selline, kes sellise jutu peal jookseb uksest välja kohe. Et see asi ei ole nii lihtne, et 1, 2, 3, 4, 5 ja ongi vastus käes. Elus ei tööta asi alati niimoodi. Aga mida Jumala sõna meiega tavaliselt teeb? Kui me seda loeme, seda kuuleme. Mulle tundub, et see on nagu keemiline aine, mis tekitab meis sellise reaktsiooni. Selle tulemusena võib tekkida hoopis mingi uus lahendus. Ta võtab meie elukogemuse ja paneb sinna juurde jumaliku mõõtme. See on nagu võtad ühe vedeliku, valad anumasse, valad teise ka ja siis vaatad, mis juhtub. See ei ole enam sama aine, mis oli see üks ja teine, vaid see koos reageerib mingi uus segu tuleb või mingi asi, vahel käib pauk ka, aga me ikkagi tahame, et midagi kasulikku tuleks sealt välja. Võta sooda ja paned äädikad peale ja vaata, saad poti puhtaks ilusti. Et see tekib mingi uus lahendus selles asjad. Ja ma usun, et Jumala sõna teeb sama asja meie juures. Ta võtab meie kogemuse ja paneb oma osa sisse ja midagi juhtub seal. Me näeme Jeesuse juures pidevat konflikti tolle usujuhtidega. Ja me näeme ka seda, et variserid tahtsid teda nagu suu korvistada tegelikult. Või nad tahavad panna Jeesust tööle oma huvides. Et me vahel ise tahame ka niimoodi, et ma õpetan Jeesust, või vahel meie palved on ka sellised, et ma ütlen Jeesusele, mida ta tegema peab. Mõtlesin selle peale, et huvitav küll, et kus ma selle julguse võtan Jumalat õpetama hakata. Et Jumal tee seda ja tee toda. Ma ei julge seda teha, seda paluda, vaid pigem, et Jumal, sinu tahe võiks sündida. See huvitav mõte, mis eespool tuleb, on see 11. peatüki lõpuosast, kus on Jeesus toob pildi ikkest. Ja variserid nagu tahtsid oma ikke panna nagu Jeesusele selga. Aga see ei õnnestunud neil. Ja nad ütlevad, kui Jeesus ei tee seda, mida mina tahan, siis me pigem hukkame Jeesuse ära. Saame tast lahti nagu. Ta kuidagi tüütu tundub meile. Ja see on nii kummaline, kuidas vahel ka tugevad näevad, et kui keegi aitab nõrgemaid, siis nad kuidagi see häirib neid. Ja mõtlesin, miks? Tegelikult nad ju teadsid, et see, mida Jeesus rääkis neile, on nende tegemata töö. Võib-olla see südames hakkas valutama neile selle peale. Jeesus puudutas nende südameid, ütles, et kuule, et teie peate hoolitsema nõrgemate eest. Aga nad olid pannud inimestele nii rasked usukurvad selga ja kohustusi peale. Ja inimesed olid nii kurnatud ja väsinud juba sellest. Ja miks nad seda tegid, oli see, et neil väike omakasu oli ka mängus ikka seal. Nad tahtsid ka sealt vahelt kasu lõigata. Ja Jeesus tuli ja rääkis midagi muud. Jeesus nagu oli ära varastamas nende kasu, oma kasu. Ja see tõesti võis ajada neid variseda ja närvil küll, kui Jeesus tegutseb ilma iga tagamõtteta. Ta teeb igas asju, häid asju teeb, tervendab inimesi, õpetab neid ja ta ei taha üldse tasu selle eest saada. Tasuta teeb. Kuidas see võimalik on? Ajab Jumala asja tasuta. Armastusest ja kaastundest inimeste vastu, nõrgemate vastu. Eelmises peatüki lõpus ta ütleb 25-30.
Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa oled selle peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa. Ega ükski tunne isa kui vaid poeg, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamlik, alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. See kõik on sündinud isa head meelt mööda. Kui sa lähed täna koju ja sul kõht on tühi, siis kui sa seda tead, et pliidi sisse lülitamine hingamispäeval Padisvalide õpetuse järgi on töö tegemine. Ja kui sa hingamispäeval tööd teed, siis sa oled sa pattu teinud. Küsime, oled sa kunagi pattu teinud? On tulnud ette pliit sisse lükata või paned lambi põlema. Järelikult me oleme kõik pattu teinud Jumala ees. Sest käsuõpetus nii ütleb, kes tuld teeb hingamispäeval. Mida teevad ortodoksed juudid hingamispäeval? Nad toitu võis soojendada hingamispäeval. Aga pliiti sisse panna ei tohtinud. Nad lükkasid eelmine õhtu pliidi sisse juba. Ja pliit käis terve ööpäeva küttis. Sest et süüa oli vaja teha kuidagi. Aga siis tänapäeval Iisraelist käib niimoodi, ortodoksed juutide puhul. Terve ööpäeva kütab. Ma ei kujuta ette, kuidas rohepöödet tehakse seal. Terve suur seltskond rahvast, riigist paneb pliidi küdema terveks ööpäevaks. Jeesus ütleb, et tal on palju parem plaan. Ja ta hakkab pakkuma oma iket. See on ka nagu üks ikke, mida oli nagu peale pandud inimestele. Ja Jeesus kutsub meid enda juurde õppima, kuidas elada teistmoodi. Ja võib-olla on sul õppimise suhte allergia, kui keegi räägib midagi, et hakkame õppima, siis mõni jookseb uksest välja selle peal. Sest et meil võib-olla see kooli negatiivne mälestus, mis on olnud kuskil lapsepõlvest, on nagu kaasa tulnud. Tundus nagu väga raske ja vaevaline asi olema. Aga see sõltub õpetast väga palju. Kui on hea õpetaja, siis on palju huvitavam. Siis on palju kergem õppida ja asjad jääb parem meelde ka. Ja Jeesus on selline hea õpetaja, kes räägib. Elus on pidevalt uusi väljakutsed ja meil tuleb lihtsalt, me isegi vahel ei saa arugi, et me oleme õppinud midagi. Kui tulid telefonid, alguses nuppudega telefonid olid. Me õppisime lõpuks sadase, kuidas on. Aga siis, kui nutitelefon tuli, siis algus võttis aega. Ma tean väga mitmed, kes helistasid suvalistele inimestele kogu aeg. Vabandasid, et andke, mu telefon ise helistas. Ja ma midagi näppisin, aga me olime õppimisvõimelised. Me täna oskame kasutada niimoodi, et ei lähe niimoodi. Ma tean inimest, kes ostis uue auto, tal on see laedul on seal SOS-klahv on seal, see helistab ise Päästeametisse, kui midagi juhtub sulle. Ja see inimene mitu korda helistas Päästeametisse, küsiti, kuidas on aidata teid. Näpp läks vastu lihtsalt. Enam ei juhtu seda. Aga me tegelikult õpime iga päev. Isegi kui me aru vahel ei saa sellest. Meie ümber on palju elueksperte. Mul see huvitav see nagu eluekspert. Anu Saagimil on tema tiitel, eluekspert. Ja need on palju kindlasti meie ümber, kes teevad, kuidas on õieti elama, kuidas me peame õieti elama. Ma ei tea, kas alati on õige, mis nad õpetavad seal, kindlasti mitte. Aga Jeesus on ka selles mõttes see, kes õpetab, kuidas temal viisil elada. Ja see mõte, see ikke selga panemine, me teame siin, mitmed on siin, ma ilmselt täpselt teavad, ma ei tea, kas Eestis, kui palju seda ikke, et see kasutati omal ajal. Et ikka hobusel oli ka üks hobune läks, aga ikkega 2 looma kokku seoti ja siis suurt käru vedama pandi. See oli pigem vist lõunamaade
praktika, aga see ikke enda peale võtmine tähendab ka kellegi õpetust omaks võtma. Sa nagu kellegiga koos lähed edasi, vead nagu ühte suurt, ütleme, jäderhaagist või kuidas öelda, või mingit tööriista. Ja see nagu see on väga selge sõnumiga mõte tegelikult või pilt, mida Jeesus räägib siin. Kui sa oled ennast juba kellegi ühe ikke kokku pandud, siis sa vead ühte koormat enne. Aga sellel ajal sa ei saa võtta automaatselt teist iket veel ja veel teisega koos minna. Sa pead valima, kas lähed temaga või lähed temaga edasi. Et kui Jeesuse ikke on peale pandud, siis kuidas me ei saa ju enam teisi õpetajad enda sekka võtta või enda kaasa võtta. Et minu jaoks oli nagu huvitav mõte selles mõttes, et me peame valima, kelle õpetuse järgi me läheme tegelikult. Maailm vahel õpetab seda nimetaks New Age'iks seda, et me võtame igast uskonnast usust mingisuguse ühe positiivse asja, paneme ühe kompoti kokku ja siis ongi see õige asi, millega minna edasi. Aga Jeesus ütleb, et see ei tööta. Miks ei tööta inimeste õpetused? Nendel on see probleem, et nad lõpuks kudundavad meid ära lihtsalt. Me väsime ära sellest õpetamisest kogu aeg. Me peame kogu aeg punnitama mingi inimliku jõuga mingisuguse eesmärgi nimel ja pidevalt vaatab, et ma ei tööta välja see asi, ma ei saa hakkama sellega. Ma kuidagi ikka komistan, ma jälle kuidagi läheb viltu. Me ei suudagi inimliku jõuga nagu. Aga Jeesus ütleb, et temaga koos me saame ka püha vaimu, kes õpetab meid, kes julgustab meid, kes tõestib, annab jõudu vastu seista ka nende maailma mõtteviisidele ja manitseb, juhib meid, kirgastab Jeesust ja nii edasi ja nii edasi. Et põhimõtteliselt meil ei ole enam oma jõud, ei ole enam. Kui Jeesusega läheme ühikkes, ta õpetab meid, aga ta annab ka meie sisse püha vaimu. See annab meile selle jõu, kas Jeesuse õpetuse järgi elada. Kui ma vahetan oma ikke paarilise Jeesuse vastu välja, selles mõttes ma nimetan seda nagu ka neid koormad või need variserid omal ajal ka panin inimeste peal see üle 300 seaduse, mis sulle antud, mida sa teha tohid ja mida sa pead pidama. Need oli mitte ainult 10 käsku olnud, vaid need oli üle 300 oli. Ja see oli tohutu koorem inimeste peal. Ja kui inimesed sellest tohutu koormaga iga hingas peal nad läksid templisse ja said aru, et pean jälle oma patu ohvri viima, sellepärast, et ma olen jälle seda teinud ja lõpuks mul pole tahagi enam nii palju meil ohvri looma osta enam üldse pühapäeval või selle hingaspäevaks. Ja siis tuleb Jeesus, ütleb, mul on parem plaan. Mul on parem ikke sinu jaoks. Ma annan sulle ka jõu vastu pidada neid asjadele. Jumala abiga on kõik võimalik. Jeesus õpetab kuulajad, et muretsemisega ei suuda me oma eluiga pikendada. Aga Jeesus ütleb, tulge minu kõik, ma annan teile igavikku. Muretsemisega me kurname ennast ära, meil tekivad see ja teine ja kolmas probleem. Aga Jeesus ütleb, et teie muretsemine lühendab teie elupäevi. Aga minuga koos olemine pikendab teie elupäevi. Ta ei riidle meiega ega ei kisenda. Me lugesime seda lõiku. Teda ei ole kuulda tänavatel. Ta ei rebi katki murtud pilliraugu ja ei kustuta ka suitsevat tahti või vilkuvat lampi. Tol ajal oli see, algtõrkest tuleb ka see õlilambil oli see taht, oli sees veel lina, oli pandud sinna linavars või selline, mis põlema läks ja siis vahel, kui see hästi töötad, siis ta kustus ära ja tossas ja läks valges pimedaks. Nagu vahelduv vool. Aga Jeesus ütleb, et ta ei kustuta seda ära. Enne kui ta on tulnud õigus.
prohvet Jesaja, kes Jeesuse tulekut mitusada aastat ette kuulutas, see lõik, mis Jeesuse kohta käib siin, see evangeelium seda tsiteerib, see on tegelikult Jesaja 52. peatükis, kui ma ei eksi nüüd. Ja ta räägib, et õigus saab võidu ja paganad panevad oma lootuse tema peale. Kui ma tean, et õigus saab võidu, siis see võtab mult päris palju muret ära. Me näeme enda ümber ebaõiglust ja korruptsiooni ja igasuguseid selliseid asju oma kasu taga aetakse. Ja võiks küsida, miks Jumal laseb seda teha? Miks ta midagi ette ei võta? Aga see mõiste, see õiguse võit, mida siin välja tuuakse, on kohtutermin, mis tähendab seda, et kohus on lõplikult otsustatud. Kohus on oma viimase otsuse teinud. See asi on nii. See õigus on nagu välja kuulutatud. Seda ei saa enam ümber nagu kuidagi muuta. Õigus on jalule seatud. Ja kui see enne juhtus, siis ma tean, et Jumala kohtu ees mõistetakse õigus õigeks. Me võime inimestena teha kudit vahel. Vahel keegi ei saa teada, mis me teeme või mis, aga me peame arvestama sellega, et ühel hetkel Jumala kohtu ees tegelikult võetakse kõik meie luugadel kapist välja. Ja seal on juba natuke hilja asju korraldada. Jeesus ütleb ka, et kui sa oled sõbraga tülli läinud ja lähed kohtusse, siis lepi tee peale ennem ära, enne kui kohtuniku ette jõuad. Sest muidu ta ei järgna sulle armu enam. Kuni selle ajani ei kitkuta üles murtu pilliroogu ega kustutada kordas lampi ära. Kuni selle viimase kohtupidamiseni. Jeesus ütleb. Aga meie olukorrad me ümber tahavad vägisi vahel meid maha murda ja elutormid me lampi kustutada nii-öelda. Aga Jeesus on tulnud just selliseid inimesi julgustama, et ma olen selleks tulnud, et toetada neid nõrgemaid ka, kes abi vajavad. Teadlased ja arstid on kinnitanud, et väga palju tänapäeva haigusi on seotud ka meie vaimse olukorraga või vale elustiiliga. Ja kus kohast tulevad ärevushäired, depressioon, unetus, mauhaavandid, südameprobleemid ja nii edasi, võiks jätkata palju asju veel. Ja Jeesus tegi tegelikult inimesi terveks tol ajal, kui tema käis inimeste keskel. Jeesus teeb ka täna inimesi terveks. Kui vaadata näiteks kas või YouTube'ist ka noorte inimeste vaimsetest probleemidest tervenemisi, näiteks 3D koguduse kodulehelt või ka PP Festivali 2023 lugusid, need on kõik avalikult saadaval, võite guugeldada, vaadata. Kus väga paljud räägivad noored seda, mis olukorras nad olid ja mis muutus nad tulid Jeesuse juurde. See on täiesti uskumatud lood seal, kus kohast välja tullakse. Noored ja ta on muudetud. Jeesus tervendab täna ka. Mitte ainult meie jalgu ja käsi ja selgasid ja pead, vaid ka meie hingi olukorda tegelikult, meie südamet ja me vajame võib-olla seda isegi rohkem kui veel oma füüsilist tervenemist. Tänane mõte, mida ma tahan armas kuula sulle täna jätta, et kui maailm on katki meie ümber, siis meie ei pea katki olema. Jeesus tahab tervendada meid. Mõned mäletavad veel aegu, kus muusika kuulamises kasutati grammofone. Meie poes on ka müügiline grammofone plaate päris palju. Ma veel ei tea ühtegi inimest, kelle grammofon alles oleks veel, kuhu plaat peale panna. Väga hea, oi alles, see on väga hea. Ja, need on ka väga hea aparaadid, hoidke alles. Aga seal on see lugu, te teate, et kui keegi on plaadile kriipsu peale teinud, siis hakkab üle viskama. Teeb krõps ja sama laulab ja krõps sama laulele. Hakkab kordama. Mis selle ajal teha on? Selle ajal pole muud teha, kui vahetab plaadi välja. Teise plaadi peale.
Sama on ka meie eluga vahel, kui seal kogu aeg sama asi välja hüppab sul kogu aeg, sama asja otsa koperdada, siis küsi enda käest, kuidas ma saaksin sellest lahti? Kas Jeesus saaks ära tervendada mind selle koha pealt? Teha selle soone korda, et plaat üle ei viskaks enam. Või ma peaksin uue plaadi hoopis peale panema, oma elustiili muutma, oma käitumist muutma või ka midagi korraldama. Me ei pea katkistena elama, sest Jeesus on selleks tulnud meie juurde. Ja minu meelest see ongi üks tänapäeva suur tervendusime tegelikult inimeste juures, et nad saavad sisemiselt tervendatud. Ja ka väline inimene hakkab seal juures puutuma. Täna ei ole aega nii palju neid lugusid rääkida siin, aga me kindlasti kõik teame mõnda inimest, kes on sisemiselt terveks saanuna, hakkab ka väliselt paranema. Eluringi keskuses Tartus, see kristlik hooldekodu, mis on täis neid lugusid, kus inimesed, kes ei üldse võtnud jalgugi alla, nad ei suutnud midagi teha, ühel hetkel seal hakkavad käima, vanemad inimesed hakkavad liikuma, hakkavad rääkima. On seal inimesi, üks mees, kes 3 kuud ei rääkinud sõnagi üldse. Ta oli nii kibestunud, kuidagi haige oli. Ühel hetkel hakkas ta rääkima. Kõnevõime taastus tal. Sellepärast, et teda hoiti ja hoolitseti tema eest kristlikus vaimus seal tegelikult. Ja paletati. Ja neid lugusid on veel seal. Et see on see, mida Jeesus teeb tegelikult meie juures, kui me laseme tegutseda. Jeesus tuli ja tegi terveks inimesed. Ja ma arvan, me ei tohiks tänasel päeval ka alahinnata seda tervenemist, mida Jeesus tahab inimeste hingedes ja eludes teha. Jeesus aitas neid. Inimesed vahel tahaksid ainult füüsiliselt terveneda, et kui ma nüüd saaks jalad alla jälle, küll ma jookseks minema, jumala asjadest ei huvitaks üldse midagi, aga vahel ongi mõni haigus tulnud selle jaoks, et me hakkaksime mõtlema selle jaoks. Mida Jumal tahab minule rääkida. Lõpetuseks ma räägin ühe loo ühest mehest. See on kreeka rahvusest mees, ta nimi on Chris Lambrianou ja ta on tegelikult Küprosel sündinud, aga kreeka päritoluga. Ja ta peaks veel elama, ta sündis 1938 ja ta isa seal segased ajad olid sel ajal olid maailmas ja lõpuks jõudis Ühendkuningriiki, Inglismaale. Ja see mees, see Chris, oma noore põlves sattus halvale teele ja ta sattus ühes grupeeringusse lõpuks, Gray-vennad. See on üks maffia ja üks Inglise ajaloo üks verisemaid gänge üldse või ütleme maffiaid. Ta tegutses Ida-Londonis ja nad olid põhiliselt väljapressijad. Ja neil oli ka selline firma oli, mis tegeles ka hasartmängudega. Tema Chris oli siis seal uksehoidja, väljaviskaja ja siis ja seda gängi isegi poliitikud nagu kaitsesid ja hoidsid. Ja see politsei aastad ei suutnud peatada neid. Chris oli see mees, kes siis lõpuks, kui mingi arvete klaadimine oli, siis tema viis laibad koristas ära alati ja siis, et jälgi maha ei jääks, kui keegi oli tapetud. Aga lõpuks tahadi ta kätte. See oli huvitav, et tegelikult see lugu on pikk, ma ei jõua kõike lugeda, ma lugesin internetist juurde veel, aga temast on pikk lugu, mitu tunnistust olemas ka. Ja nad üks mees ära tapeti seal need Gray vendade poolt, kaksiga vennad olid need pealikud seal maffias, siis tema läks ära viima, aga nad panid ta siis selle surnukeha panid siis mingi teki sisse ja panid auto pagasnikusse ja neil läks auto katki täpselt kiriku ees. Nad ei saanud nagu lõpuni viia seda asja. Ja siis hiljem politsei sai kätte nad muidugi. Ja kuna siis need teised vennad
nagu puhtaks, ei lihtsalt nagu tõendid ja tema käest saadi see surnukeha kätte, siis tema mõisteti vangi. Ja ta sai eluaegse vanglakaristuse. See grupeeringusse kuulumise eest juba ja siis selle kuriteo nagu varjamise eest ka. Ja eluaegne karistus Briti kõige rangemas vanglas. Ta pandi üksikkongi. Ja ta toas oli ainult rauast voodiraam, mis oli ka betoonpõrandas kinni pandud ja ei midagi muud. Ja ta oli seal aastaid. Ja tal enesetapu mõtted oli ja tal polnud mingit lootust. Ja ta ise ütleb oma tunnistuses, istusin Maidstone'i vanglas oma voodil, kui nägin nägemust. Mul oli lapsepõlves kingitud ilus aed ja ma olin seal kõik ära hävitanud. Pisarad hakkasid mööda mu nägu voolama. Ma olin kaotanud oma naise, tütre ja mu isal oli 5 poissi ja 3 kuritegevuse tõttu olid haigeks jäänud. Jõudsin kohta, kus ma enam edasi ei saanud. Jalutasin oma kongis üles ja alla ja veri mässas mu sees. Keegi andis talle kastide ja raamatud lugemiseks. Ja üks raamat nende seast oli piibel. Ta mõtles, olen kuulnud, et see raamat võib hästi mõjuda mulle. Nii ta pani selle padja alla ja magas selle peal. See oli väga tüüpiline muidugi. Kui inimesed piibli kokku puutuvad, paned padja alla esialgu. See on väga hea mõte. Väga hea mõte. Vanasti pandi raamat padja alla, et padja päheks enne eksamit. Jah, just. Aga tema pani padja alla. Ja siis, aga ta vaatas, et ta pole tükk aega nii hästi maganud kui sellel ööl, kui ta padja alla oli. Ja siis mõtles, et see on hea raamat. Ja mõtles, et kannan seda päeval ka kaasas ja pani särgi põue. Ja siis käis ja tundis ennast jälle paremini, et kuidagi hästi mõjub. Ja siis lõpuks mõtles, et äkki loen ka seda, siis vaatan, mis seal sees on. Ja ta luges Jumal Isast, Jumal Pojast ja Jumal Püha Vaimust. Ja ühel ööl magades ärkas ehmatusega üles. 3 habemega mees seisid tema voodi otsas. Nägeb sellist nägemust läheb. Ja ütles, ma tean, kes te olete. Püha, Poeg ja Püha Vaim. Ja keskmine isik ütles talle, Kris, järgi mind. Sellest päevast peale oli kõik teisiti. Teda ei lastud küll vanglast välja, ta pidi vähemalt 15 aastat ära istuma, et eluaegne vangla saaks uuesti nagu armuandmist taotluse anda sisse. Aga see vangla asus sellise lageda ja koleda koha peal. Ja ta küsis vangla juhtide käest luba, et kas ma võiksin hakata siia ühte ilusat lilleaeda kasvatama. Ja ta sai suure maalapi, istutas sinna taimi, ta sai seemnetse selleks ja ta tegi selle vangla ümber sellise ilusa lilleaia. Kui aeg täis sai 15 aastat vähemalt, siis ta lasti vabaks. Ja ta on täiesti muudetud mees. Tema need videod on YouTube'is väljas tema tunnistused, ta on täna üle 20 aastane vana mees veel. Aga kus ta veedab oma aega praegult? Ta enamus aega on Oxfordi kohtusaalides. Ja kui tuuakse sisse noored mehed, kes on kuritegelikult teele läinud ja hakates kohut neile mõistma, siis ta räägib nende eest ja püüab neid kuidagi selle halvalt teelt kõrvale nagu juhatada. Selle läbi, et nad ei läheks sama teed mööda, tema läks. Ja väga tihti määrab kohtunik karistuseks nendele noortele meestele, et nad peavad 1 aasta Kristi juures elama, tema kodus. Ta võtab meelega nad enda juurde. Ja see on väga huvitav karistus. Aga need noored saavad muudetud selle läbi. Ta elab välja seda usku Jeesusesse. Ta ise on kogenud. Mõtlesin selle peale, kui maailm on katkis, meie ei pea katkist elama. Isegi lootusetus olukorras, nagu see Kriska oli vangikongis, üksikkongis, ta leidis lootuse ja sai uue võimaluse.
tänasel päeval ta käib ja neil on seal oma väike meeste tiim tekkinud. Üks endine politseiametnik on ja üks teine pätt veel, kes on elu Jumala andnud, käivad koos just need noortega koolides kohtumas ja koguvad ka annetusi ka mitmete heategevusorganisatsioonide jaoks. Aga ta püüab tagasi anda seda kogukonnale. Ta ütles, ma olen kõik kahjud hüvitanud, mis ma olen tekitanud omal ajal. Ja ta soovib, et see maailm saaks paremaks selle läbi, et ta aitab muuta nende inimeste elusi, kes on katkised. Jeesus tahab täna ka meid aidata. Sa tunned oma südames, et sa vajad ühte muutust või tervendat vägega, siis meil on julgus tulla tema juurde, sest me oleme sõnast lugenud täna, et Jeesus tegi kõik terveks, kes tulid tema juurde. Ja mu igatsus on see, et me võiksime kogeda seda, et issand tervendab nii meie ihu, hinge kui meie vaimu. Ja nad võiksid säilida laitmatuna issanda tulekuni. Ja kui me saame kedagi aidata, siis aitame kedagi, kes vajab abi. Ja ma usun, et kui täna ka see ülekanne kinni läheb ja sa soovid eespalvet, siis sa võid tulla ja me võime su pärast palvetada koos ühiselt. Ja Otto on kindlasti valmis nõust ja mitmed teised ka. Nii et järgi teda, kes toob muutusi meie ellu, Jeesus Kristust. Aamen. Tõuseme ja palvetame koos. Hea taeva isa, me täname sind, et Jeesus, sina oled tulnud maailma, issand, sa näed, et me inimestena elame oma elud keerulisteks. Issand, sa näed, et need ikked, mis meie peale pannakse inimlikult ja mis vahel ka ise oleme enda kogemata peale võtnud, urdavad meid ära, väsitavad meid ära, issand. Me ei suuda enam nagu oma inimliku jõuga edasi minna. Aga issand, sa olid ütelnud, tulge minu juurde ja minul on palju parem ikke, mul on palju parem plaan. Issand, tänase päeval palume, issand, et tule oma plaaniga meie ellu ja issand, aita ja juhata meid ise oma püha vaimu läbi. Issand, me täname sind, et sina oled siin täna meie keskel ja issand, sina tahad meid tervendada meie ihu, meie hinge, meie vaimu. Issand, ja tule, issand, ma tervendada väega meie üle ja issand, suurim igatsus on see, et meie elud võiksid sulle kuuluda. Me teaksime, Jeesus, et mis iganes ka juhtu, issand, sa oled meil terve igaviku valmis pannud. Issand, oma muretsemisega me ei suuda, issand, ühtegi päeva lisada, aga issand, sinu kätte usaldades ennast me võime kogeda, et sinu käest tuleb, issand, terve igavik. Koos sinuga, eemal kurjusest ja halvast. Issand, me täname sind, et issand, meil on hea plaan koos sinuga. Issand, tule ja issand, tänu sulle ka nende inimeste eest, kelle elud on muutunud, kes on tunnistanud, issand, nii noored kui vanemad, nii Eestis kui kaugemal, kes võivad öelda, Jeesus, sina tulid ja sina lahendasid väga palju probleemid meie eludes. Issand, et me võiksime endast sinuga usaldada ja võiksime kogeda, Jeesus, tule Jeesus praegu ka meie juurde, puuduta issand meid ja me täname, Jeesus, et sinu käest tuleb kõik hea hind. Ja sinu nimi olgu kiidetud ja austatud ja ülistatud. Issand, tule meiega kaasa uude nädalasse. Ja issand, me täname sind, et Jeesus, sa oled meie juures lubanud olla iga päev kuni maailma otsani. Issand, see on nii julgustav edasi minna koos sinuga. Teades, sina oled meie juures, sina oled meie oma laste juures. Ja issand, tänu sulle, Jeesus, kõige hea eest. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Tõstku ma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Aamen.